Inimesed ehitavad pidevalt asju, mida neile öeldakse olevat võimatud ja geograafia sunnib neid alati loovaks muutuma. Need rajatised näivad trotsivad füüsikaseadusi ja mõnikord ka tervet mõistust. Alustame numbrist 40. Storr Saisundeti sild Norras. Inseneerid ütlesid Norrale, et seda silda pole võimalik ehitada. Juba tormid üksi hävitaksid selle. Nad ehitasid selle siiski ja tulemuseks on Drunk Bridge. Storr Saisundeti silla järsk. Keerduskaar pole ainult ilu pärast. Rannikul möllanud tormid olid nii tugevad, et insenerid pidid tavapärasest sillaehitusest täielikult loobuma ja ehitama konstruktsiooni sisse lainetuse, et sild üldse püsti püsiks. See ikooniline kuju aitab muuta kaose stabiilsuseks. Järgmine sild püsib koos ainult kivide abil ja on seisnud sajandeid. Number 39. See sild ei tohikski tegelikult olemas olla. Saksamaa pargis asuv Kuradi sild moodustab veepinnal peegeldudes täiusliku kivistringi. Tsementi polnud saadaval, nii et insenerid pidid täielikult lootma kividele, mis surusid üksteise vastu piisava jõuga, et kaar koos püsiks. Kuigi silda renoveeriti juba 2018. aastal, on see turvakaalutlustel endiselt avalikkusele suletud. Kuid sillad ei pea olema igavad, täpselt nagu järgminegi. Number 38. Mida teha siis, kui on vaja autodele silda, aga jalakäijate sild jääb ette? Ehitad selle peale. Täpselt nii tehti Soulis Bonpo sillaga. Autod saavad veest hõlpsasti üle sõita, samas kui vana Janso sild allpool nii õnnelik ei ole. See kaob vee alla iga kord, kui Hani jõgi üle ujutab. Püsige lainel. Hiljem näete silda, mis volditakse täiuslikuks rattaks. See on päris hämmastav. Number 37. Indias ei kesta betoon ja teras džunglis kuigi kaua. Nii lõpetasid Varhas inimesed sildade ehitamise ja hakkasid neid kasvatama. Nad juhivad kummipuude juuri üle jõgede, kasutades õõnestatud puutüvesid. See on aeglane töö. Mõnikord võtab see aega, 15–20 aastat, kuid kui sild on valmis, suudab see korraga kanda 50 inimest. Okei, kiire küsimus. Kas arvad, et suudaksid kõndida sillal, mis on tehtud rohust? Number 36. Kujuta ette, et ületad sügavat kuristikku andides sillal, mis on tehtud rohust. Täpselt seda ongi Keshwat-Chaka sild. See on valmistatud 9 tonnist käsitsi punutud Itšu rohust, ulatudes 28 meetri pikkuseks ning sellest on punutud massiivsed kaablid ja kõikuv põrand. Selle ehitasid vaid 3 päevaga kohalikud Quechua kogukonnad, mis esindab katkematut 500 aasta vanust traditsiooni. See näeb hirmutav välja, kuid ometi töötab see ja on mägede jaoks ideaalselt ehitatud. Ja nüüd midagi, mis on vähem sild ja rohkem usalduskatse. Number 35. Karaka Reed Rope Bridge Põhja-Iirimaal. Väike Põhja-Iirimaa saar, mida kasutasid kalurid, oli lõhehooajal paadiga täiesti ligipääsmatu ning langus oli liiga järsk, et sinna püsivat ehitist rajada. Nende lahendus oli köiesild, ilma tõeliste tugedeta ja aastaid oli sellel vaid üks käsipuu. Sild on avatud avalikkusele, kes võivad umbes $20 eest teada saada, kas neil on peapööritus. Järgmisena, kas see on sild või kell? Miks mitte mõlemad? Number 34. Tänu keskkonnakaalutlustele ei ole California päikesekella sillal jõesängis tugisambaid. Selle asemel hoiab 217 jalga kõrge kaldupüloon platvormi üleval. Suvise pööripäeva ajal muutub selle vari töötavaks päikesekellaks. Umbes jala minutis liikuv vari võimaldab sul maa pöörlemist reaalajas jälgida. Nüüd aga sillast, kus inimesed mitte ainult ei ületa seda, vaid elavad sellel. Number 33. Firenze Ponte Vecchio rikub kõiki reegleid. Enamik sildu kannab ainult liiklust, kuid see sild toetab poode ja elamuid. Pärast laastavat üleujutust, mis hävitas algse silla 1333. aastal, ehitas Firenze veelgi tugevama silla, mis suudaks igavesti üleujutustele kalduva Arno jõe üle elada, kandes samal ajal enda peal 3 korruse jagu hooneid. Liigume edasi. Usu või mitte, järgmise silla peal saab isegi paadiga sõita. Number 32. Usu või mitte, Saksamaal saab vaadata, kuidas laev sõidab silla peal üle jõe. 3000-jalane Magdeburgi veesild toimib nagu tohutu betoonist vann, võimaldades laevadel liikuda Ida- ja Lääne-Saksamaa vahel. See on sisuliselt maailma pikim laevatatav akvedukt. 2003. aastal valmis see €500 miljardi eest ning on tõestuseks, et mõnikord on parim viis vee ületamiseks veelgi rohkem vett. Ja me alles alustame. Oodake, kuni näete silda, mis keerleb, ujub ja isegi kaob pilvedesse. Number 31.
kuninganna Emma sild Curaçao'l. lahe merepõhi oli liiga pehme, et sinna saaks rajada tavalise vundamendi, mis tähendas, et kogu sild pidi ujuma või poleks seda üldse olemas. nii et kuninganna Emma sild on sisuliselt hiiglaslik ujuv parv, mis ulatub üle sügava lahe Curaçao'l. 2 diiselmootorid pööravad ühe otsa lahti nagu ukse, et laevad saaksid läbi sõita ja selle tõttu on sillal hüüdnimi Kiikuv vanadaam. see peab isegi troopilistele tormidele vastu, sõites lainetel kaasa, mitte nendega võideldes. Holland ja kanalid käivad käsikäes ning see tähendab ainulaadseid sildu. Number 30. Hollandis tõuseb Slauerhoffi sild õhku nagu hiiglaslik mehaaniline käsi, et lasta paatidel alt läbi sõita. Kõik see toimub 3 minuti jooksul. Tiheda liiklusega kanalid tähendasid, et see pidi kiiresti avanema ilma, et linnaliiklust aeglustaks. Seda tuntakse kui Flying Drawbridge'i, kuid kohalikud eelistavad seda nimetada konnasillaks selle ebatavalise kuju tõttu. Hiljem näete silda, mis asetab 2 6-rajalist teed üksteise peale. Kujutage ette 2-korruselist teed tohutus mastaabis. Aga kõigepealt pilguta silma ja võid millesti erilisest ilma jääda. Number 29. Kas oled kunagi näinud, kuidas sild silma pilgutab? Gatesheadi Millenniumi sild teebki just seda, kallutades oma kaksikkaar Tiny jõe kohale, et laevad saaksid alt läbi sõita. Tänu suurele liiklusele oli püsiv jalakäijate ülekäik võimatu ning linn keeldus ehitamast midagi tööstuslikku oma uue kultuurikvartali kõrvale. Nii tulidki nad välja sillaga, mis flirdib mööduvate laevadega. Lähme nüüd Hiinasse ja vaatame silda, mis võib sind lausa uimaseks võtta. Number 28. Nampu sild Hiinas. Shanghai mõlemal kaldal polnud piisavalt ruumi nii kõrge silla jaoks vajalike pikkade ülesõidurampide jaoks. Nii pidid insenerid rambi vertikaalselt spiraaliks keerama, selle asemel, et seda horisontaalselt üle linna laiali ajada. Selle 2-kordne spiraal on oma ulatuselt maailma suurim. Püüa mitte peapööritust saada, kui sellest üles sõidad. Järgmine sild sai inspiratsiooni inimese DNA-st. Number 27. Singapuri Helixi sild keerleb nagu hiiglaslik DNA-ahel, luues ainulaadse jalakäijate tee. Alates 2010. aastast on LED-tuled valgustanud värvilisi tähepaare. C ja G punaselt, A ja D roheliselt, mis sümboliseerivad DNA ehituskive. Selle tahtlikult vasakukäeline disain tõi sellele isegi koha vasakukäeliste DNA kuulsuste hallis. Kui paljud sillad saavad sellega uhkustada? See järgmine sild. Kas see on adrenaliinianulise unistus või optiline illusioon? Number 26. Mõned fotod Jaapanis asuvast Eshima Ohashi sillast muudavad selle järsu tõusu justkui püstloodis kaljuks või Ameerika mägedeks. Tegelikult on selle 6,1% kalle just piisav, et laevad saaksid ohutult alt läbi sõita. 1,1 miili pikkusena on see Jaapanis suurim jäiga raamiga sild ning see on ehitatud vastu pidama maavärinatele. Samal ajal oli selle järgmise jalakäigutee ehitamine väljakutse isegi kopteritele. Number 25. Langkawi Skybridge on üks maailma kõige eraldatumaid jalakäiguteid, rippudes ühe 269 jala kõrguse samba küljes Malaisia mäenõlval. Iga osa tuli tõsta tippu raskeveohelikopteritega. 410 jala pikkusena on see ka üks maailma pikimaid kaarjas rippsildu. Ja hoolimata kogu sellest inseneritööst maksis selle ehitamine vaid umbes $1,2 miljonit. Oleme näinud laineid, pilgutamist ja palju traati. Ja see on alles algus. Jätkame seda hämmastust tekitavat sillatuuri. Number 24. Kuldsed silda Vietnamis toetavad 2 massiivset klaaskiust kätt. 149 meetri pikkune jalutustee lookleb mööda mäenõlva, kus käed tõstavad kuldse tee kõrgele õhku. See peaks sümboliseerima Jumala käsi, mis tõstavad kuldset lint. Ja kui sa juba ehitad silda, siis tee see korralikult suureks. Number 23. Miel viadukt on üks maailma kõrgeimaid sildu, ulatudes üle 335 meetri ehk kõrgemale kui Eiffeli torn. Seda ümbritseb sügav kuristik ja sageli on see pilvedesse mähitud, nii et tundub nagu sõidaksid taevas. Seda veetakse laialdaselt üheks kaasaegse insenerikunsti suurimaks saavutuseks. Ja kui tavalised ehitusmeetodid ei toimi, pöördu armee poole. Number 22. Sidu jõe sild Hiinas. Helikopterid ei saanud üle kanjoni lennata. Tuul rebis kaablid katki, nii et insenerid tegid midagi, mida keegi polnud varem proovinud. Nad lasid raketi üle tühimiku. Sesam säästis, kuid ohtlikku tööd. Silla massiivsed kaablid on nii tugevad, et igaüks neist suudab taluda 43 miljonit naela jõudu, hoides konstruktsiooni turvaliselt kanjoni kohal. Järgmisena tuleb moodsa insenerikunsti ikoon.
aga kõigepealt vaatame pommikindlat ehitist. Number 21. Kõrgel Himaalajas tõuseb Chenabi sild peaaegu 1200 jala kõrgusele jõepõhjast Jammu ja Kashmiri piirkonnas Indias, muutes selle maailma kõrgeimaks raudteesillaks. Kuna tugisammaste jaoks polnud ruumi, ehitasid insenerid 1500 jalase teraskaare, mis ulatub üle Chenabi jõe. Ehitatud kestma 120 aastat, suudab see vastu pidada tugevatele tuultele, maavärinatele ja isegi kuni 40 tonni TNT plahvatustele. Liigume edasi. Kas teadsite, et Eiffeli torn polnud arhitekti esimene suur projekt? Number 20. Gustave Eiffeli Garabi viadukt oli kunagi maailma kõrgeim sild, millel oli 541 meetrine paraboolne rauast kaar. Selle silmatorkav punane värv oli loodud selleks, et see paistaks ümbruse taustal silma. Viadukt näitas ka Eiffeli meisterlikkust rauast ehitamisel, aastaid enne tema kuulsaima monumendi ehitamist Pariisis. Nüüd üks kirjanduse kuulsamaid sildu. Number 19. Glenfinnoni viadukt ehitati raudbetoonita massiivbetoonist, olles esimene suurem selline rajatis pärast Rooma aega. Üle 1200 jala pikkune viadukt sai hiljem maailmakuulsaks tänu Harry Potterile. Me ei saa teha videot sildadest, ilma et räägiksime natuke roomlastest, eks? Number 18. Rooma viadukt Pont du Gard ehitati 2000 aastat tagasi ilma ühegi tilga tsemendita. 3 kaarekorrusega sild on 160 jalga kõrge ja toetub täielikult gravitatsioonile ning hõõrdumisele, et kivid koos püsiksid. Sajandeid kandis see iga päev 44 miljonit gallonit vett ja seisab siiani püsti. Kuidas sillad karmides ilmastikuoludes vastu peavad? Kanadal on vastus. 17. Kanadat kutsutakse põhjusega suureks valgeks põhjaks. Jõed jäätuvad ja jäämassid võivad tavaliselt sillasambad purustada. Konföderatsiooni sild on aga teistsugune. See kasutab koonusekuiulisi tugesid, mis sunnivad jää ülespoole liikuma ja oma enda raskuse all murduma. 8 miili pikkusena on see Kanada pikim sild ja maailma pikim sild jääga kaetud vee kohal. Üsna vinge inseneritöö. Londonis on samuti palju ikoonilisi maamärke ja järgmine sild on üks neist. Number 16. Tower Bridge, Londoni kuulsaim sild, kasutab oma tornides peidetud vasturaskusi, et tõsta oma massiivseid sillateid kõrgete laevade jaoks. Hüdrosilindrid, mis algselt töötasid aurujõul, avavad silla minutitega. Ja isegi tänapäeval on paatidel endiselt eesõigus. 800 jalga pikk on see alates 1894 aastast avatud üle 400 000 korra. Järgmisena New Yorgi sümbol, number 15. Kui mõtled New Yorgi siluetile, kujutad tõenäoliselt ette Brooklyni silda. Selle 14 000 miili terastraati muudavad silla 6 korda tugevamaks, kui vaja oleks, tagades, et see ei laguneks kunagi. Selle edu taga on suuresti Emily Rebling, kes juhtis projekti aastaid, kui tema abikaasa, peainsener, jäi voodihaigeks. Silda projekteerides pead arvestama ootamatustega. Number 14. Austraalias asuv Sydney sadamasild kasvab ja kahaneb päikese soojuse mõjul iga päev kuni 7 tolli. Selle lahendamiseks on silla aluses hiiglaslikud hinged, mis võimaldavad sillal temperatuuri muutudes hingata. See ehitati 6 miljoni neediga, mis hoiavad terast tihedalt koos isegi siis, kui see liigub. Insenerid said valusalt teada, kuidas järgmist silda püsti hoida. Number 13. Teisila katastroof 1879 aastal šokeeris Šotimaad. Seetõttu võtsid insenerid Forthi silla projekteerimisel kasutusele julge uue lähenemise. Nad kasutasid terast, mis oli esmakordne suure Briti silla puhul, ning rakendasid konsoolkonstruktsiooni, et vastu pidada tugevatele tuultele, mis põhjustasid varasema varingu. Edinburgh'ist põhja pool asuv sild on püsinud alates 1890. aastast ning on siiani üks maailma tugevamaid raudteesildu. Järgmisena lähme mõnede maailma kuulsaimate ja romantilisemate sildade juurde. Number 12. Veneetsia ohkamiste sild ehitati 1600 aastal selleks, et viia vange otse Doodžide paleest nende kongidesse, andes neile läbi väikese trellitatud akna viimase pilgu linnale. Selle kitsaskaar on hoidnud lubjakivi paigal juba üle 400 aasta. Tänapäeval on see Instagrami lemmik, kuid vangide jaoks, kes sellest üle läksid, kaasnes selle viimase vaatega ohke. Järgmine sild on üks maailma muljet avaldavamaid. Number 11. Õresundi sild on identiteedikriisis. See on korraga nii sild kui ka tunnel. Taani ja Rootsit ühendav sild ehitati selliselt, et Kopenhaageni lennujaama õhuliiklus oleks vaba, laevadel oleks ohutu läbipääs ning jäävoolud ei saaks väina blokeerida. Tehislik saar tähistab tunneli sissepääsu. See on kaasaegne inseneriteaduse ime ja pakub unustamatut autoreisi elamust.
oleme ületanud illusioone, elavaid juuri, ujuvaid parvi, DNA keerdusid ja konstruktsioonid muutuvad aina huvitavamaks. Järgmisena on sild, mis on ilmselt maailma kõige kuulsam sild. Number 10. Looded, udu ja maavärinate oht. Golden Gate'i sild on kõigega silmitsi seisnud, kuid selle suurim oht ei olnud loodus, vaid inimesed. Oma 50. sünnipäeval kogunes sillale kuni 1 miljon inimest, lisades üle 30 miljoni naela raskust. Kaare kuju muutus lamedamaks, riputuskaablid ägisesid ning hetkeks tundus, et sild võib järele anda. Ometi pidas sild tänu oma uskumatule inseneritööle vastu, kuid loodus sundis insenere järgmise silla puhul ümber mõtlema. Number 9. Jaapanis asuv Akashi Kaikyo sild peab vastu taifuunidele ja maavärinatele. Ja see osutus väga kasulikuks. Ehituse ajal nihutas võimas maavärin vundamente, ähvardades kogu plaani nurjata. Kuid Jaapani insenerid pikendasid keskosa 3 jala võrra, muutes katastroofi insenerikunsti meistritööks. Samal ajal Türgis ei kanna sillad ainult liiklust, vaid neil on ka tähendus. 8. kohal Chanakale sild Türgis ületas Akashi Kaikyo silla ja sai maailma pikimaks rippsillaks, ulatudes peaaegu 6600 jala pikkuseks. Selle kujundus on täis sümboolikat. Nimi ja tornide kõrgused austavad 1915. aasta merevõitu. Samal ajal kui pikkus tähistab Türgi Vabariigis 100. aastapäeva. Kas oskad arvata, milline sild on meie esikohal? Jää kuulama ja saad teada. 7. koht. Siberi Ruski sild tuli projekteerida äärmusliku külma jaoks, kus jää kogunemine võib sillad ohtlikult raskeks muuta. Sõjaväeklassi püloonid ja jäätumisvastased kaablikatted takistavad jää kogunemist, võimandades sillal taluda kuni –40 kraadi Fahrenheiti. Hoolimata $1 miljardi suurusest hinnasildist nimetasid kriitikud seda edevusprojektiks, kuna ainult umbes 25% saarest, mida see ühendab, on tegelikult asfalteeritud. Järgmisena, kui sillad lähevad suureks. Number 6. 34 miili pikkune Hongkongi Zhuhai-Macao sild Hiinas on tohutu megaprojekt, mis ühendab 3 vantsilda, veealuse tunneli ja 4 tehissaart, muutes selle maailma pikimaks mereületuseks. Kavandatud kestma. 120 aastat on see inseneertehniline ime, kuid see pole ilma vastuoludeta. Delfiinide populatsioon silla lähedal vähenes 2015. aasta aprillist kuni 2016. aasta märtsini 60%. Kusjuures looduskaitsjad süüdistavad selles ehitusprojekti, kuid Hiina silla ambitsioonid ei piirdunud sellega. Number 5. Kui sa hakkaksid sõitma Danyang-Hunshani sillal päikesetõusul, ei jõuaks sa teise otsa isegi lõunaks. See viib kiirrongid üle vee, riisipõldude ja soomaade ning on ehitatud selleks, et tulla toime Yangtze jõe delta pehme ja ebastabiilse pinnasega. Selle asemel, et riskida pragudega maapinnal, tõstsid insenerid kogu liini enam kui 2000 samba peale, millest mõned on ligi 30 meetrit kõrged. See hoiab nüüd Guinessi maailmarekordit kui maailma pikim sild. Mida siis teha, kui loodus sulle kõik kaela saadab? Sa kohaned. Number 4. Rio Antirio sild Kreekas seisab silmitsi peaaegu kõigi ettekujutatavate väljakutsetega. Sügav vesi, ebastabiilne pinnas, maavärinad, isegi nihkuvad tektoonilised plaadid. Nii et insenerid lähenesid loovalt. Nad tugevdasid merepõhja sadade õõnes terastorudega ja paigutasid sambad paksude kruusakihtide peale. Maavärina ajal on tornid projekteeritud liikuma koos värinaga, samal ajal kui kruus neelab energiat. Just nii püsib 7400-jalane sild ühes tükis, isegi kui maa seda ei tee. Lähme nüüd Šotimaale, kus ilm teeb alati asjad keeruliseks. 3. koht. Kui insenerid projekteerisid Queen's Ferry Crossingut, teadsid nad, et tõeliseks vaenlaseks saab tuul. Sage de Sed tormid olid sulgenud lähedal asuva Forthi maanteesilla ning sellest pidi saama sild, mis kunagi ei sulgu. Aga 2020 aastal jäi Šotimaa ilm peale, kui jää kogunemine sundis silla sulgema. Järgmiseks, kuidas oleks sillaga, millel on vinge trikk varuks? Teiseks, enamik sildu on statsionaarsed, aga mitte Londoni Paddingtoni rullsild. Selle asemel, et tõusta või pöörduda, tõmbavad hüdraulilised kolvid jalakäigutee kokku, põhjustades kogu konstruktsioon keerdub täiuslikuks rattaks. Mõne sekundiga muutub jäik infrastruktuuri osa iseseisvalt toetuvaks skulptuuriks. Ja nüüd lõpuks see viimane sild. See lihtsalt uhkeldab. Esikohal Yangtze Gangyansa jõe sild Hiinas asetab 2 kuuerajalist teed üksteise peale, et hoida Wuhani liikumas.
maksumus on 1,2 miljardit dollarit ja pikkus peaaegu 5600 jalga. See hoiab maailma pikima kahekorruselise silla sildeava rekordit. Maailma sild ehitati täielikult keevitatud terasest sõrestiktalade konstruktsiooniga, mis säästis 10,2% terase kasutamisest võrreldes traditsiooniliste meetoditega. Aitäh, et täna minuga liitusite. Loodan, et teile meeldis video. Kui soovite näha rohkem selliseid videoid, siis palun kaaluge tellimist ja lülitage teavitused sisse. See tõesti teeb vahet. Aitäh veel kord ja kohtume järgmisel korral Mäpäkis.